tere, ilusat reede hommikut kõigile, mul on nii hea meel olla Liinaga koos siin jälle. tere ka minu poolt. Mul on ja, ka vastastikune rõõm on see täiesti. ja et aeg läheb nii ruttu, alles me nagu olime siin, aga juba tegelikult oli see mõni kuu tagasi, kus sa alustasid selles digistrateegia õpiprogrammis vist oli ja ühesõnaga millalgi me tegime selle laivi, ma ei mäletagi enam millal. Ja oli jah enne programmi algust ehk siis vähemalt 6 kuud tagasi. No vot. aga Liina, ma usun, et veebikoolis on siin kuulajaid ja vaatajaid, kes väga tahaks teada, millega sa praegu tegeled ja mis on sinu fookuses. natuke räägi. Jaa, hästi. No ma suuremas mahus ikkagi tegelen hetkel veel lapse kasvatamisega kodus, aga tänu selle digistrateegi programmile tegelikult ma olen leidnud endal kõrvale veel uusi asju, millega tegeleda, millele ma varem fookust siis ei pannud või tähelepanu niimoodi ei pööranud. Et ma ütlen siis kohe alguses ära, et ma leidsin selles programmis enda jaoks võib-olla mingid uued nagu kirekohad üles, mis mind rohkem kõnetas. Et kuna tegu oli väga niisuguse laia oskuste pagasi omandamisega seal, siis tahes-tahtmata noh, üks võimalus on see, et sa võid olla väga laia profiiliga digistrateeg, aga mina tundsin sealt endale ära mõned kindlad teemad siis, millega siis rohkem süvitsi edasi minna. Ja ma siin nokitsen natukene siis oma koduse elu kõrvalt siis mõnele kliendile SEO-d teha ja natukene ka niisugust nii-öelda andmete või KPI-de siis analüüsi kõrvalt, et sellel on hetkel fookus. Et sulle siis hakkas huvi pakkuma just see analüütika pool, nagu ma aru saan, ja selline nagu äri eesmärkide seadmine, nende mõõtmine või? Just, ja et kui me enne ka, ma mäletan, et me 6 kuud tagasi rääkisime siin, siis ma rääkisin oma kirest sihtgrupi uuringute vastu natukene. See endiselt on ka jäänud, aga võib-olla nende sihtgrupi uuringute kõrvale on siis ka võib-olla selline numbrite jälgimine ja siis igasuguse muu analüütika pool nagu tulnud, et sellega ma vaikselt tegelen siin edasi. Ja SEO siis ka, SEO-s on ka tegelikult väga palju analüütikat, nii et Mhm. kõik see pool. nii äge on see, et kui sa praegu saad kombineerida omaenda ettevõtluskogemused, sa oled ise olnud, vaata ju noh, praegu ka sa oledki ettevõtja kui teenusepakkuja, aga sa oled ise olnud ka ettevõtjana brändi ehitamise rollis ja läbi selle nagu enda kogemuse, mis sa oled kogenud, mõistad sa ju ka teisi ettevõtjaid, on ju, Mhm. et mis on tegelikult tähtis ja ma arvan, et kõige paremad inimesed sellise analüütika ja mõõdikute ja üldse nagu äri, noh, ütleme sellise arendamise mõttes ongi need inimesed, kes on ise läbi elanud ja kogevad ja saavad aru, et kui tähtis on ettevõtjale raha ja kui tähtis on nagu teatud mõõdikud ja teatud numbrid, et me ei pea lihtsalt mingit sotsiaalmeedia follower'e jälgima, vaid pigem nagu võib-olla mingid muud numbrid on palju tähtsamad. Ja võib-olla see küsimuste küsimise oskus on ka nagu või formuleerimise oskus, see on ka nagu arenenud ja areneb edasi järjest. Ja ma täiendan siin ka enda vastust tegelikult, et kui sa mainisid seda, et mul endal on see kogemus, siis kuna mul see hiljutine väga värske kogemus on just selles koolituse ja mentorluse coach imise valdkonnas, siis hetkel ma olen valinud ka enda nišina nii-öelda just selle valdkonna tegijaid aidata. Et võiks ju ka väga laialt igas valdkonnas seda teha, aga kui ma tunnen seda maailma kõige paremini, siis sealt lähevad asjad ka kõige lihtsamalt nagu liikuma ja tekitab ka seda rohkem niisugust põnevust või elevust. väga lahe. Ja, aga lähme siis tänase sellise üldisema teema juurde, et kes meil siin kuulamas on, andke märku, kuidas te tunnete ennast praegu tuleviku osas, kas te tunnete ennast kindlana, kas te tunnete, et teil on olemas need oskused, mida tulevikus päriselt vaja läheb ja siis hästi hirmus lause, mida nagu igal pool üle kogu maailma kedratakse, et ai võtab meie töö ära, ai võtab meie töö ära. et kuidas sinul on, kirjuta palun siia kommentaariumisse, et kas, kui kindlalt sa ennast praegu tuleviku osas tunned, et kas sa tunned, et jess, et mul on nagu oskused ja seda tööd, minu tööd ei võta mitte ükski tehisintellekt ära ja ma muudkui nagu ainult vastupidi, minu äri ja minu tegevus ainult õitseb või sul on ka mingid kahtlused ja ebakindlused nagu oma tuleviku suhtes? aga Liina, ma tahaks sinu käest küsida sellist küsimust, et kui sa vaatad nüüd, kuhu poole see maailm liigub üldse, et millised oskused
tunduvad sulle praegu turundajana, ettevõtjana nagu äärmiselt kriitilised ja vajalikud, mida arendada? jah, mõnes mõttes see vastus peitub ka selles küsimuses, mis sa praegu meie vaatajatelt küsisid ka, et kas ai võtab selle töö ära, et ma aeg-ajalt kuulen ka seda kõike ja turundajal siis mulle tundub, et üks neid olulisi oskusi ongi võib-olla selle ai maailmaga kohaneda. Ja mitte ainult siis selle ai tööriistadega, mis tegelikult meeletult kiirusel ju arenevad, kogu aeg tuleb igasuguseid võimalusi juurde, kogu aeg võetakse kuskilt kellegi teise töö ära et nii-öelda võetakse ära, on ju, tegelikult ei võeta, tegelikult peab lihtsalt kohanema kõigega sellega, et lihtsalt ja see kohanemine peab olema tänapäeval nagu kiirem ja turundajal kindlasti esimene asi võiks olla see kohanemisvõime ja õppimisvõime, et mina näiteks ise tunnen ennast tuleviku suhtes kindlalt sellepärast, et ma saan kindel olla iseendale, kui ma olen valmis õppima, arenema, uudishimulik, uusi asju juurde, siis omandama, siis tegelikult ma ei karda, et mul kaob töö ära. Lihtsalt minu töö saab olema muutuv et võib-olla peab ka natukene niisugust turundajal olema niisugust nagu ettenägelikkust, et võib-olla äh, kus suunas oma tegevustega siis täpsemalt liikuda. ja teine asi, kui sa selle ai-ga oled kohanenud, siis mis mul jäi eilselt teie konverentsilt meelde, oli see, et Katrin Hinrikus rääkis ka sellest inimlikkuse rollist või kuidas see nagu jääb niisuguseks natuke eksklusiivsemaks asjaks võib-olla isegi, et võib-olla ei jää eksklusiivsemaks, aga kohati, kuna meil seda ai tööd on nüüd juba nii palju, siis hästi oluline, ta tõi välja, kui oluline on sellele inimlikkuse aspektile ka nagu tähelepanu pöörata ja ma arvan, et ühel turundajal ongi vaja nagu seda oskust, et siis navigeerida nende ai ja inimlikkuse vahel, et siis õigel hetkel valida õiged siis meetodid ja ja hinnata siis selleks, et hinnata, kas ai saab teda aidata, kas see teeb tema tööd kiiremaks või teeb hoopis talle kahju, ma ei tea, mingi postitus on väga ai-lik, siis see ei levi onju. et kui see teeb talle kahju, siis tegelikult ei ole ju ai oskust nagu või ai-st nagu kasu. aga see ai oskus, ai tundmine võib tähendada ka seda, et sa tunned seda, kus sa seda ei võiks kasutada, kus sa võiks jälle inimlikkuse teed minna. et ma arvan, et turundajatel tulevikus on vaja sellist nagu äratundmisoskust, mitte tulevikus tegelikult, ka praegu, aga tulevikus ka et siis kus on see tasakaal selle inimlikkuse ja ai kasutamise vahel, et ma arvan seda kõike. Mm -hmm. nii rõõm on lugeda kommentaariumis ka, et üldiselt inimesed ongi uudishimulikud, põnevil ja pigem nagu tervitavad ai-d, eks ju, et näevad neid nendes võimalusi. ja minu arust hästi kuldne lause ongi see, mida ka hästi palju on räägitud, aga ma ütlen ikkagi, et ai ei võta sinu tööd ära, aga võtavad inimesed, kes kasutavad ai-d. ja mulle Mhm, meeldis see, et sa tõid selle teise mündi poole ka siia, et tundes ai-d, sa saad ka aru, kus sa seda kasutada ei tohiks. just. ma arvan, et sellest ma saingi selles digistrateegi kursusel tegelikult aru, et teil vist on igal koolitusel tegelikult ai teema nüüd sees, et mida saab ai abil seal kiiremini, paremini teha. Mhm. et seda ma õppisin ka lähemalt tundma kindlasti ja no muidugi õpetab ka see igapäevane praktika, kui vaatad internetis ringi, siis vaatad, et okei, mida võiks sellega teha ja mida mitte. ja mulle meeldib praegu noh, et siin Liisi küsib ka onju, et ai mulle hirmu ei tekita, aga ma ei tea, kust alustada. siis mis mulle endale praegu õppimise, kui mina noh, ühesõnaga ma olen niikuinii onju, õpin kogu aeg, aga kui ma oleksin, ütleme kuskil eraldatud või kuskil niimoodi eraldi, siis mida ma valiks, oleks just kogukonnas õppimine. sellepärast, et kuna seda just nagu sa ütlesid, ai tööriistu ja kõike seda on nii metsikult palju, et sa ei jõua üksinda lihtsalt reaalselt ära katsetada ja sa ei jõua teha õigeid järeldusi, nagu sul on vaja teisi inimesi, kes samamoodi samas valdkonnas ja siis katsetavad erinevaid tööriistu, näitavad, mis töötab, mis ei tööta. et eriti praegu, kuna see aeg ongi nagu muutustes, siis kogukonnas õppimine minu meelest kiirendabki enda teekonda ka. kuidas sina tunned, et sa oleks võinud ju ka lihtsalt Youtube'ist vaadata videosid, lihtsalt võib-olla mõne Udemy kursuse võtta
et kuidas sinu jaoks on olnud see ai digistrateegia õpiprogramm just nagu kogukonna mõttes ka abiks? Üksi võtaks see lihtsalt nii palju rohkem aega, et kogukonna mõttes sa näed ikkagi, mis teised ka teevad, mida nemad on katsetanud, mis nende jaoks on töötanud ja koolitajatelt saab täpselt samamoodi, saad sealt neid ideid ja ja see ai nagu, ma mõtlen, et ma olin ka selles kohas, kus Liisi, kes siis küsimuse esitas, onju, et mingi hetk tundus, et kõik igalt poolt tuleb neid ai-sid nagu ma kujutan niisugust pilti ette nagu overwhelmed täiesti, kõik need tööriistad on kuskil siin ümber ja ei tea, mida nagu valida, kust alustada, selles mõttes on kuskil koolitusel või kogukonnas hea ka, et sa nagu õpid ennast seal tundma, vaatad võib-olla, mis on rohkem nagu sinu teema, mina leidsin sealt oma niši endale rohkem huvipakkuvad teemad ja siis selle järgi ma valisingi neid ka ai tööriistu, et millele siis mina rohkem võiksin tähelepanu pöörata, näiteks kui mul seo pakkus rohkem huvi, siis ma pigem vaatasin, et ma nagu õpiks tundma ja kasutama neid tööriistu, mida ma seo valdkonnas saaks siis seal paremini kasutada ja mulle väga meeldis Notebook LM-i kasutamine, kuidas seal on võimalus neid mõttekaarte lihtsalt nagu nupuvajutusega teha, et seo ja märksõnade puhul väga nagu oluline, et ma pigem nagu valiks sellest, et kui sul on mingi kindlam huvi, kindlam suund, siis võtta sealt, hakka minema selle ai tööriistaga, et mis selles suunas või valdkonnas teeb sinu elu lihtsamaks või Mhm. võiks teha. ja väga äge. mul on niisugune küsimus sulle veel, et kui sina peaksid valima nüüd ühe oskuse, mis sind viimase aasta jooksul võib-olla kõige rohkem tunned, et on aidanud, kas sa oskaksid selle välja tuua? Jaa, prioritiseerimine et ma arvan, et siinkohal tunnevad eriti hästi ennast emad ära või isad ka, miks mitte. Et kui sa tahad ikka mingeid asju teha pere kõrvalt tehtud saada, siis peab olema päris loov ja nutikas siis oma tegevuste prioritiseerimisel, et mina olen saanud õppida ja natukene tööd teha tänu sellele, et ma igal hetkel nagu päris kiiresti hindan, et okei, mis nüüd sel hetkel, kui laps magab, mis on nüüd see kõige olulisem asi, sest alati teha on nii palju, mida võiks sel ajal, aga et tegevused, mida ma tegelikult saaksin näiteks ka lapsega koos teha, ma ei pea neid tegema sel ajal, et näiteks õppida ja süveneda millessegi töösse, ma ei saa seda sel ajal teha, kui ta on ärkvel liiga pisike alles. Et see prioritiseerimine, see on nagu väga oluline oskus olnud aasta jooksul, mida ma olen arendanud ja mis on pidanud arenema selleks, et ma saaks midagi ära tehtud ja õpitud, töötatud natukene. ja minu meelest sa oled selles suhtes meister tegelikult, et nii palju, kui ma olen kuulnud sinu osalemisest ai digistrateegis, et nagu meil veebikoolis on kombeks, et me annamegi hästi palju materjali inimestele korraga peaaegu kätte ja Mhm. see on salvestatud kujul, nii et inimesed saavad ise valida, mis ajal, mida nad vaatavad, onju. aga mulle nii meeldis see, mis sa ütlesid, et sa ei vaadanud kõiki videosid, sa ei vaadanud mis sulle huvi ei pakkunud, vaid kui sa tundsid ära, et seo teema sind huvitab, onju, siis sa vaatasidki neid õpimaterjale ja Mhm. meil on võib-olla nagu vanast ajast veel selline koolis käimise mingisugune mentaliteet, et kõik, mida õpetaja meile õppida annab, seda me peame õppima. aga veebikoolis me tegelikult just tahame inimesi nagu suunata selleni, et mõtle ise nagu, vaata ise, mis on sinu jaoks oluline. et sa ei pea käima kõikidel tasuta seminaridel, sa ei pea osalema, õppima kõiki materjale, mis sulle üles on pandud, vaid pigem võta see nišš, õpi vajaduse põhiselt ja kogukond ja siis see veebikool, mis platvormina pakub, aitab sul liikuda nagu päriselt nagu tegutsema asuda. et minu meelest selles mõttes oledki väga eeskujuks oma prioritiseerimisega. Aitäh ja sellel on tõsi taga, sest ma jõudsin tegelikult seda seo-d veel kõrvalt ka õppida lisaks selle digistrateegi programmi kõrvalt ja tänu sellele, et ma tarbisin neid mingeid materjale, mis teil olid just selles järjekorras, et kui näiteks olid ka mingid teemad vahepeal, millega ma olin väga tuttav, oli seal müügitunnelite teema, meiliturundus, ma olin selles juba varasemalt päris hea kogemusega, siis ma ei läbinud neid esmajärjekorras, ma jätsin nad vahepeal vahele ja ma läksin siis mingite uute teemade juurde, et mul juhtus ka see vahepeal suvel ikka tuleb puhkuste aeg, ma reisisin, kõik käisid siin külalised,
elu oli väga nagu sihuke isiklikus mõttes väga tihe, ma jäin vahepeal kuu aja võrra nii-öelda maha seal tegemistes, aga kuidas ma nagu järgi võtsin, oli ka see, et kõik see tegevuste järjekord, et mis materjale ma tarbin ja ausalt öeldes pean tunnistama, et ma siiamaani kõike materjali polegi läbinud, sellepärast et ma jätsin võib-olla mingid teemad vahele ja mingid teemad, mida ma siis tundsin varasemalt, ma lihtsalt vaatasin neid hiljem ja võib-olla ma ei tulnud mingile veebinarile kohale, sellepärast et ma tundsin, et okei, ma olen selle teemaga päris tuttav, ma kuulan selle hoopis kiirendusega järgi ja et sihuke tegevuste prioritiseerimine igas asjas jah, see aitas nagu teha. mm. Minu meelest sa oled, noh, ma usun, et siin on praegu palju virtuaalassistente vaatamas, on ju, kellega sina ikka võib-olla mingis mõttes sa oled nagu, ma ei Tore tea, kas esitan. ema rollis saab öelda, aga noh, ikkagi sa oled olnud sellise nagu asutaja, assistentide koolide asutaja ja tõmbasid minu meelest selle kogukonna ja selle ettevõtte tegelikult väga hästi käima, et sul on see kogemus olemas. aga oletame nüüd, et kui sa peaksid alustama homme täiesti nullist nagu, siis mis on need peamised tegevused, need 3 sammu, mida sina teeksid ettevõtjana? Mhm. Esimese asjana, kui ma olen ettevõtja, kes tegelikult tahab sisule keskenduda, ma ikkagi õpiks turundama ja müüma, sest ma isegi mingi hetk mõtlesin seda, et ma kahetsesin seda, et ma kohe alguses sellele tähelepanu ei pööranud, sest see on see asi, mis paneb su äri ikkagi käima. ja see on see koht, kust hakkab tulema piisavalt tulu, et ma saaksin mingi hetk siis ka abijõudu kaasata ja abijõu kaasamiseks on ka ikkagi hea, kui sul on mingid sellealased teadmised olemas. et sa tead, kas su see abiline teeb head tööd või kas ta siis on kas ta toob tulemusi ka, on ju, et ma saaks usaldada kedagi. et kõige selle jaoks tegelikult see on esimene asi, mida ma teeks. teine asi on see, et ma hakkaks kontakte koguma kohe alguses leiaks mingi võimaluse ja siis kolmas asi ka, et kui ma rääkisin juba siin sellest KPI-de jälgimisest ehk siis nagu tulemusindikaatorite, ma ei tea, mis see termin tegelikult eesti keeles on, key performance indicator. Jah, ma ei teagi eesti keeles ka. Jah, nagu tulemusindikaatorite jälgimisest, et mis on mu müügitulu, mingid võib-olla periood, mingid mustrid, mis sealt välja tuleks, et see tegelikult niisugune strateegiline mõtlemine, mina ei osanud seda alguses alustava ettevõtjana teha, kellel ei olnud mingit ettevõtluskogemust ega haridust, siis neid ma tagantjärgi, neid 3 asja ma teeks kindlasti. Mm -hmm. Ülihead punktid, ma praegu hakkasin ise mõtlema, et need oleks tõenäoliselt ka mina, ma ise samamoodi, just nimelt Mhm. samad asjad ja aga kui sa oled praegu kuulamas, vaatamas siin ja sa tahad Liina käest midagi küsida, siis kirjuta siia kommentaariumisse, mina loen ette Liinale selle küsimuse, väga hea võimalus, kasuta võimalust. et ma ei tea, kui tihti sul on võimalus Liinat laivis niimoodi näha ja otse küsida tema käest. Ma arvan, et viimati oligi pool aastat tagasi Oh, no vot, ja et nii, et nii tasub tihti enam ei näe just ja kui me mõtleme näiteks nüüd selle digistrateegia õppeprogrammi peale veel, kus sa nagu oled osalenud, et mis sa arvad, kellele see programm sobib, kellele see oleks kasulik? esiteks kindlasti ta on ettevõtjale, kui me juba rääkisime sellest, et kes siis, mida mina oleks teisiti teinud, siis ma kindlasti ettevõtjana, ma kaalusin aasta enne ka seda osalemist ja siis mul ei olnud lihtsalt aega. aga tegelikult ettevõtjale oleks need tegemised head, sest sa õpidki kogu seda turunduse maastikku hästi laialt nagu tundma ja võib-olla sa saadki sealt ka äratundmise, et okei, ma ei taha neid ühtegi asja ise teha, aga sa saad väga heaks värbajaks, võib-olla saad isegi sealt koostööpartnerid endale sellest samast programmist, keda sa tead ja mida nad oskavad. oled näinud nende kodutöid, sest me jagasime neid. aga teine asi kindlasti on ka, et ma ise soovitaks ka virtuaalassistentidele seda kindlasti, kes on valmis viima enda oskused järgmisele tasemele ja tahaks kõrgemat sissetulekut teenida, sest need oskused mis sealt saab omandada, siis need on tavaliselt turul sellise kõrgema väärtusega oskused.
ja kindlasti siis neile, kes päris tahavad siis turundajateks saada või turundada soovivad, isegi kes juba tegutsevad turunduse valdkonnas, nii et kuna see maastik muutub nii kiiresti, et sealt õppida on päris palju. mm. -hmm. Päris palju olen kuulnud just inimeste käest niimoodi otse suheldes nendega, et paljudel on just see küsimus, nii nagu Liisi ka küsis, et ei tea, kust otsast alustada või siis üldse näiteks, et ma ei tea üldse, mida valida nagu, et ma ei tea, mis nišši nagu valida või kuhu, mis suunas ma minema peaksin, et me kõik saame aru sellest, et me ei saa olla nagu kõikides asjades head, me peame võtma võib-olla paar-kolm asja, milles me saame olla head, eriti kui me tahame teenust pakkuda. Aga Mhm. mis sina soovitad sellistele inimestele, kes mõtlevad niimoodi, et ma ei tea, kust üldse alustada, ma ei tea, kust üldse nagu, mis võiks olla see minu nišš, et sa ise rääkisid oma kogemusest, kuidas sina selle niši oled nagu leidnud, aga mis sa soovitaksid? Ma arvan, et tasuks jälgida võib-olla mingeid erinevaid inimeste soovitusi erinevates kanalites, vaadata, mis põnevad koolitused, kursused on tulemas ja ma soovitakski alustada koolitamisest. sellepärast, et no kui mina liitusin ka selle ai oskusega digistrateegia programmiga, siis ma olin natuke ka nagu segaduses, et ma ei teadnud, kuhu poole nüüd minna, aga sa pead mingi tee otsa valima, sest muidu sa jäädki sinna ühte kohta seisma elus, et kui sul on neid teeotsi hästi palju, siis sa hakkad ühte minema, vaatad, okei okay,, sa tunned ära seal mõne aja pärast, kas see on sinu jaoks või mitte. Isegi kui sa ei saa sealt nüüd, kui sa ei lähe digistrateegina edasi tegutsema näiteks, sa juba tead välistada selle teekonna ja sa saad sealt juba selle laiema silmaringi mujale kaasa võtta. nii et mingis suunas, kui sa näed mingit head koolitust, kindlasti tasub julgeda ennast sinna kirja panna ja seal siis selgust saada nii-öelda. Väga hea. Koolitamine ei ole alati selleks, et ma nüüd tean kindlasti, et ma lähen pärast selles valdkonnas tööle. koolitamine tegelikult on ka selguse saamiseks, enda tundmaõppimiseks ja boonus on tõesti see lai silmaring, mida tegelikult tööturul täna väga hinnatakse. Mm-hmm. Minu meelest sa oled selles mõttes ka olnud hästi eeskujulik nagu eeskujulik näide, et sa tegutsed, et sa lihtsalt ei tule ja ei kuula, vaid ma näen, et sa nagu paned kogu aeg praktikasse ja päriselt tegutsed, et mis on sinu jaoks olnud sellised soovitused, võib-olla anda teistele soovitused, kuidas on kõige parem õppida sinu meelest? Niimoodi, et leia võimalus seda praktiseerida ka, et näiteks kui ma tundsingi ära selle seo teema või näiteks mul ei olnud endal veebilehte, mille kallal siis seda nii-öelda kodust ülesannet, mis meil seal oli, sooritada, siis ma kuulutasin sotsiaalmeedias, et kas keegi tahab, et ma aitaksin tasuta lihtsalt õppimise eesmärgil, et kas keegi usaldaks mind enda asjade kallal ja üllatuslikult ma sain 18 sõnumit et mis see andis, oli see, et tegelikult ma sain oma teenusest rääkida, ma sain praktiseerida, ma tegelikult praktiseerisin rohkem kui ühe peal lõpuks ja ja see õppimine toimib kõige paremini just siis, kui sa päriselt saad neid asju praktikasse panna ja selliste kodutöödega selline kuulutamine, väljahõikamine, et ma teen midagi tasuta kodutöö või õppimise eesmärgil, siis tegelikult see toob sulle ka edaspidiseks kontakte, nii et see on igati kasulik asi. Ja meil on olnud siin veebikoolis mõned sellised koolitused, kuidas leida kliente, sest et olengi näinud, et inimesed tulevad õpiprogrammidesse, nad isegi õpivad selgeks mingid oskused, aga Mhm. ikkagi meil on see eestlaslik tagasihoidlikkus, midagi nagu me ei julge teha neid samme ja siis me jääme, istume oma ilusate oskuste otsas, aga me ei julge nagu välja paista ja siis ei ole klienti ja siis me mõtleme, et tegelikult ongi nagu kogu see õppimine oli mõttetu, aga kuidas sa julgustaksid neid inimesi, kes ei ole nii nagu sina, et sa julged kohe panna sotsiaalmeediasse üles selle, et teed tasuta või nagu kuidas paista silma, kuidas leida neid esimesi kliente, kuidas leida neid praktikaväljundeid? Üks võimalus on see, räägi enda tutvusringkonnaga, sõpradele, võib-olla levita seal sõna, aga tegelikult lõpuks ma ütlen, et igasuguse edu saavutamise mõttes on see mingi silmapaistmine või nähtaval oleku julgus oluline, sest muidu mitte keegi ei tea sinust. kuidas sinuni saavad siis asjad jõuda, kui keegi ei tea sinu oskustest, sellest, mida sa pakud, millega sa aidata saad ja tegelikult mõnes mõttes see on ka nii isekas
et me jätame selle enda teada, sest võib-olla just keegi potentsiaalne inimene, ta vajab nii väga su abi ja võib-olla ta vajab seda tasuta hetkel, sellepärast et tema on ettevõtjana võib-olla selles kohas, kus ta hetkel ei saa või ei ole valmis investeerima. Ja see on tegelikult nii oluline. ma arvan, et seda nähtavust kardetakse ilmaasjata. ma olen ise ka seal kohas olnud, kartnud seda nähtavust, aga nähtavale tulek, see arendab sind ka jälle omamoodi ja tegelikult panebki lõpuks asjad liikuma. ma arvan, et see on üks suuremaid nagu olulisemaid faktoreid klientide leidmisel, et sa pead olema nähtaval paraku kuidagi. aitäh, Liina, see oli nii hea, et sa ütlesid ja ma usun, et kõik, kes me praegu kuulasime, nagu see vähemalt, kui sul mitte midagi muud praegu meelde ei jäänud meie vestlusest, võta vähemalt see nõuanne. tõesti, ma olen 100% seda meelt, et nähtavusele tulekuga lood sa endale uusi võimalusi ja kokkuvõttes harjub ju sellega ära, onju, et esimesed sammud ongi kõige raskemad. Siis võib-olla ei saa öösel magada ja hommikul esimese asjana vaatad kohe, et mida teised on sul postituse alla kommenteerinud. aga aga tegelikult sellega harjub ära ja lõpuks nagu ei ole üldse mingi probleem nähtavale tulla. ja tegelikult enamasti enamus inimesi on väga toetavad, nii et kui sa nähtavale tuled, lõpuks minu kogemus oli küll alguses see, ma ei julgenud ka vaadata õhtul sotsiaalmeediat lahti teha. aga kogemus oli see hoopis, et kui ma siis hommikul tegin, lugesin kõiki neid toetavaid kommentaare, siis see tegelikult andis jõudu ja motivatsiooni juurde. et see on ikka väga harv, kui keegi tuleb sulle ütlema, et see on täiesti jama, mida sa nüüd postitasid või mida sa teed, et enamus inimesi tegelikult inspireeruvad ja mõned võib-olla inspireeruvad sellest julgusest, et sina julgesid selle välja öelda. mm. -hmm. Triin ütleb, et Liinat on alati rõõm kuulata ja ma täiega ühinen nende mõtetega. aitäh. aga kui keegi meil on mõtlemas, meil on infoks, kes veel ei ole võib-olla kursis, et meil on nüüd algamas siis novembri alguses uuesti ai digistrateegi lend ja kui sa tunned ka, et sa tahaksid omale oskusi, mille suhtes sa võiksid olla tulevikus nagu raudkindel, et need on asjad, mida turg vajab ja võib-olla ka tahad tõsta seda oma oskuste taset, et just nimelt nagu Liina ütles ka, et need on oskused, millel turul makstakse rohkem raha, et õppidagi selliseid oskusi juurde, et siis võib-olla minu soovitus oleks tegelikult see, et broneeri kõne, et ma usun, et Kirsike saab panna siia lingi ka, et kui sa kahtled, sellepärast kõige lihtsam ja kõige kiirem viis sul üldse selgeks saada, kas see programm on sinu jaoks või mitte, tee 15-minutiline veebikõne Kirsike või Kelly, kes iganes sinuga räägib, ta saab vaadata täpselt sinu olukorda, rääkida ka sellest, kui palju sul aega on ju, sest et see on ka oluline faktor, et sa ei tormaks uisapäisa kuhugi programmi, aga siis selgub, et tegelikult sul pole üldse aega nagu sellest osa võtta. ja mis iganes asjad on, mis maksegraafikud, mis iganes küsimused sul on, et kõik asjad saab seal kõnes lahendatud, et kui sul tekkis huvi selle ai digistrateegia õpiprogrammi vastu, et kindlasti lihtsalt broneeri kõne ära, see ei võta tükki küljest, et see ei kohusta sind mitte millekski. aga Liina, kuidas sina julgustaksid või mis, mitte julgustada, ei peagi julgustama, et lihtsalt nagu et mis sa soovitaksid nendele inimestele, kes kahtlevad, et kas ma ikka peaksin osalema või ei peaks osalema selles ai digistrateegia õpiprogrammis? Ma ütlen seda, et konkurents ka turunduse valdkonnas aina tõuseb nii et võib-olla natuke on siin niisugune see FOMO tekitamine, aga tegelikult see FOMO on mõnikord vajalik selleks, et me saaksime edasi liikuda, et me ei jääks muudkui edasi lükkama ja et ah, ma teen kunagi hiljem või ma järgmine aasta liitun, praegu ei ole õige aeg, siis tegelikult mida kiiremini sa proovid, seda kiiremini sa saad teada, sa saad võib-olla, kui sa saad teada selle, et see on sinu jaoks, siis seda kiiremini sa saad sinna edu suunas minema panna nii-öelda ja mulle hiljuti väga kõnetas üks tsitaat, mida ma kuskil nägin, ühes podcastis kuulsin muide, et suurenda seda läbikukkumiste arvu. Aga selleks, et seda läbikukkumiste arvu siis suurendada, peaks siis rohkem asju tegema või kiiremini oma ideid nagu ellu viima. ja ära karda neid läbikukkumisi nagu, et ära karda seda, et see otsus siis sellel kursusel osaleda saab vale olema, sest kui see saab olema lõpuks, sa saad aru, et see on vale, siis tegelikult sellest sa ikkagi nagu õpid nii palju ja sa saad mingi teise suuna kätte, nii et ma kindlasti julgustaks osalema, see oli väga kvaliteetne programm, ma ütleks, et Katrin, kes väga palju seal koolitab, tal on ikka väga põhjalikud teadmised, mis iganes turundusteemast sa räägid, kodutööde kontroll,
see meeletu materjalide hulk tegelikult, millest me osa saime, et pidevalt üllatati meid mingite boonustega, mingid ägedad veebikooli teised koolitused, mis tulid meile nii-öelda kättesaadavaks sinna, et see on ja materjalide hulk selles mõttes, ma arvan, minul jagub seda veel 6 kuuks ka, mis seal veel läbimata on, et mõnda võib see hirmutada, aga tegelikult seda võib võtta ju ka kui nii-öelda boonust ja sa ei pea kõike sealt läbima, et see võimaluste rohkus on seal ikka nagu tohutu. et ma ütleks, et kui sa kahtled, siis võib-olla natuke on seda julgustust või niisugust tõuget vaja, et lähme nüüd julgelt nii-öelda vastu elule, et otsustame, proovime ja kui ebaõnnestume, siis me saame võib-olla mingi hea loo näiteks, mida tulevikus rääkida. ja väga lahe, meil on programmile muidu 28 päeva garantii ka, et kui sa juba ikkagi kohe alguses tunned ära, et kõik see materjal ja kõik see asi nagu, et see pole see, et siis veebikoolis me leiame alati võimalusi, et kas noh, ühesõnaga 28 päeva on raha tagasi garantii, aga samas isegi kui sa mõned päevad seal veel nädalad hiljem avastad, et ikka pole sinu jaoks, lihtsalt kirjuta meile, et me leiame alati võimalusi, et meil on olnud ka õpiprogrammides osalejaid, kes on läinud siis teise õpiprogrammi üle, et meil on tulemas veel mingeid uusi Mm. õpiprogramme, et me ei taha kedagi kuskil vägisi kinni hoida, vaid kõige tähtsam ongi see, et inimesed saaks reaalselt endale oskused, millega ise rohkem, millega luua endale paremat elu ja oma lähedastele paremat elu ka. No vot, nii hea garantii ju tegelikult, see peaks küll andma selle julguse proovida vähemalt ja kes teab, mis sealt head tulla võib, on ju. et see julgus proovida on hästi oluline, et ma olen näinud mingeid riile sotsiaalmeedias ringlemas ka, kus vanemad inimesed annavad nõu, et mida nad teeksid teisiti või annavad noortele nõu, et võib-olla nagu tegutseda, sest muidu see kahetsus, et ma ei tegutsenud või ei proovinud, see on nagu lõpuks siis kõige nagu suurem, nagu mina natuke kahetsen seda, et ma alguses kohe turundusele ei hakanud tähelepanu pöörama, on ju, et oleks võinud varem, oleks asjad kiiremini liikunud, aga kunagi ei ole liiga hilja, nii et proovi, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda. ja täpselt, see on väga hea mõte, ma ka mõtlen tihti erinevate väljakutsete puhul just sedasama mõtet, et mis on see kõige hullem ja siis avastad, et ja, tegelikult ei olegi midagi hullu. ja siis, mis on kõige parim, mis võib juhtuda, on ju. see on ka väga hea küsimus. super, Tiina. aitäh sulle selle julgustuse ja nende heade mõtete eest, mis sa täna meiega siin jagasid. ja nii äge, kui läbi sinu heade sõnade keegi võtabki ette ja teebki midagi oma elus ja muudabki midagi oma elus ja siis tuleb poole aasta pärast meelde, et näed, Liina rääkis mulle ühes laivis, kuulasin, on ju, ja see nii julgustas mind tegema seda järgmist sammu, et ma lihtsalt soovin ka sulle, kes sa oled täna tulnud siia kuulama, et aitäh sulle. meil on siin üle 50 inimese olnud laivis vaatamas. et soovingi sulle, et seesama korja midagi ülesse, mis Liina siit ütles ja tee järgmine samm, mis viib sind parema elu suunas ja annab sulle selle kindlustunde tuleviku osas ka, sest võimalusi on praegu nagu väga-väga palju. aitäh. aitäh. aitäh ja ilusat nädalavahetust kõigile.